Näete, minul on seda strateegiat võib-olla selle võrra nagu lihtne teha, et ma olen selles äris nii pikalt sees olnud. Kahtlemata on see. Ja kui sa nagu mõtled, et vaatad tagasi, et sa oled selles äris olnud 13-14 aastat ja teed siis kokkuvõtte, et kuhu ma siis nagu jõudnud olen. Ja teades seda, mida ma teinud olen, siis on nagu lihtne seda ettepoole vaadata, et kas ma tahan samas tempos arengut saada. Ehk siis järgmine 13-14 aastat teha samamoodi ja siis saada natuke paremast tulemus või ma tahaks nagu midagi muud teha. Et kui sa nagu oled selles äris nii pikalt olnud sees, siis tekib nagu otsustamise julgus, on ju, et ma nagu tunnen, ega minul nagu see seal poolse aasta tagasi võetud nagu agressiivne kasvustrateegia oli ikka nagu väga selgelt tingitud ka läbi ajaloo hindamise, sellepärast, et Eestis konsultatsiooni ärid on üsna killustunud ja konsultatsiooni äriturg on üsna killustunud. Et väliselt tuntud brändid on oma turuosa suhtes võrreldes pankade ja kindlustusseltsidega nagu tühised. Ja kui nagu vaadata, et kas järgmine 13-14 aastat teha samamoodi edasi ja olla ikka nagu tühise turujõuga organisatsioon, siis tundus, et see ei ole nagu enam väga huvitav. Ja siis võttes küll väikse riski on ju selle agressiivse kasvustrateegia tegemisel sündiski nagu see strateegia nagu hinnates ja teine asi turgu ka loomulikult. Et sellel turu nagu õige hindamine on nagu hästi oluline. Et just nagu meie turul seda turu aktiivsuse hindamine ja selle hindamine, et mida konkurendid parajasti teevad. Sellepärast, et ainukene võimalus nagu agressiivse kasvustrateegia puhul on see, et see ei ole lahendus, et sa 40% oma tööjõud nagu kasvatad. Sa pead suutma seda kasvatada niimoodi, et sa samal ajal kasvatad nagu turu osa. Reaalselt turul tehtavatest tehingutest suurema tüki nagu kätte saama. Ja noh, ma ei tea, kui sa tunned turgu, esiteks turgu ennast, turu aktiivsust, turu toimemehhanismi, kinnisvaraturu toimemehhanismi, tunned konkurente, mida nad teevad ja suudad nagu sealt mineviku vaates õppida, siis nii see nagu sünnibki. Aga üldiselt ikkagi grupitööna, seepärast mina olen nagu meeskonnamängija, et mulle väga nagu soleerida ja organisatsioonis ei meeldi. Et õnneks on mul olen ka nagu endale võtnud ka nagu junior partnereid ärisse sisse, et kellelt ma nagu ka põhiasi ootan seda, et nad on mul ka head mõttekaaslased ja head arutelupartnerid.